mina olen Joanna. Tere, mina olen Marit. Ja meie oleme Häälemanna. No tere, meid ei ole siin nii ammu kuulda olnud. Et Marit just enne vaatas, et meil oli vist olnud esimene podcast veebruaris ja nüüd ongi veebruar, nii et ongi möödas aasta. Kahjuks küll jah, et me ei ole olnud väga aktiivsed hetkel, et loodetavasti me saame selle vea ka parandada, et me oleme olnud päris pannud oma plaani paika, mis siis saab siin järgnevatel kuudel. Ja just, et meil on tehtud siis ainult 2 episoodi, et need, kes neid on kuulanud, teavad võib-olla põgusalt, kes me oleme, aga kuna meil on nii pikk vahe sisse jäänud, Marit, mis sa arvad, kui me räägime lühidalt, kes me oleme? Ma usun, et seda on küll vaja. Mina siis olen Joanna ja mina olen kogelenud terve oma elu. Esimene mälestus kogelusest on siis mul, kui ma olin 6-aastane ja ma läksin kooli ja minu klassivend küsis minu nime ja ma ei saanud öelda, nii et ma ei öelnudki mitte midagi ja siis ta ütles, et näete, see siin ei räägi. Ma olen, et tegelikult räägin, aga hetkel tõesti mitte. Tõesti. Ja ma olen olnud siis kogelejate ühingus. Ja, kas me oleme sama kaua olnud või? Ühingus? Umbkaudselt küll, et 2015. aastast. Ja mäletad, et ma olin siis 19. Jaa, siis küll ma võin kindlalt väita, et me oleme koos olnud, koos ikkagi. Okay. Et jah, nii. Ehk siis jah, mina olen Marit ja olen ka kogenud terve oma elu. Kogelus on olnud ikka mänginud päris suurt rolli ja mängib ka ju ka siiani igapäevaselt elus. Et on perioode, kus kõne siis ei ole nii suju, kui sa tahaksid, et see oleks. Ma püüan sellest nagu mitte ennast lasta häirida, et ma ei saa ju ka siiski ennast muuta. Tean ka seda öelda, et siis, kui ma ise olen väga väsinud või siis kuidagi mu vaimne tervis pole siis ikkagi mängib päris suurt rolli mu kogelus. Et kas ta on siis, kas kogelus läheb siis muutub, ehk siis läheb siis kas hullemaks. Et sellel vaimne nervis on hetkel väga olulisel kohal, mis siis seostub kogelusega. Jaa, ma olen sinuga nõus, sest et minu meelest ka kogelus on justkui nagu Ameerika mäed, et mingitel hetkedel on kõne väga hea ja mitte keegi isegi ei saa aru, et sa kogeled ja siis mingitel hetkedel on ta nii halb, et ei saa ühtegi sõnagi suust. Et see sõltub et see sõltub esiteks inimesest, kellega sa suhtled, et kui see inimene, kellega sa suhtled, on siukene nagu vihane või siuke kurja hääle tooniga, siis vähemalt minul tuleb kohe kogelus. Aga kui sa suhtled inimesega, kes on siukesti lahke ja hästi nagu siuke lõbus, et siis endal ka on kogelust palju vähem. Et ma ei tea, miks see nii on, aga no jah, nii on. Ma usun, et kindlasti ongi see, et siis ta tekitab sinu seda head ja rahulikku tunnet. Ja just. Ja et sa võid siis olla tema juuresolekul tunda ennast vabana.
jaa, sest on ju, kui ma olen näiteks koos sinuga, et siis ma tunnen ennast ka väga hästi ja väga vabana. nii armas. jaa, et see on mega... aitäh sulle. Mul ka samamoodi, et ma lausa ootasin, millal ma saan juba lõpuks podcasti teha sinu koos. Jaa, ma ka, ja veel enne, kui me hakkame teemaga pihta, siis ma meie vabanduseks ütlen, et meil oli tegelikult ka 3. podcast tehtud, aga kuna me ei ole tehnika poole pealt eriti osavad, siis me kustutasime selle ära. Jaa, et selle me tegime tegelikult augustis. kuid ma usun, et me õpime, eks. Jaa, me õpime ja nüüd me anname teile lubatuse, et me teeme podcasti korra kuus. Et hetkel on olnud vahe, kuna mina käin koolis ja ma töötan ka täiskohaga, et siis meil läks hästi kiireks. Aga me nüüd üritame on ju aega leida, eks Marit? Ma usun, et see on väga oluline. Väga oluline nii kuulajatele, tulevastele kuulajatele ja ka meile endale, on ju? Jah. Ma unustan kogu aeg mikrofoni rääkida, et ma loodan, et mu hääl on ok, et ma mingi mööda ei räägi. Ja et mind ikka kuulda on. Okay. Ja. Ma on küll kuulda. Okei, aga no, hakkame siis võib-olla selle teemaga pihta. Meie tänane teema on vaimne tervis, see on hetkel väga aktuaalne. Et meie nüüd selle teema seostame küll kogelusega, aga ta on aktuaalne ka nende seas, kes ei kogele. Nii et ma arvan, et seda teemat on kõigil põnev ja hariv kuulata. Ja, et siis see on siis läbi meie silmade, ehk siis kogelejate. Ehk siis nende inimeste silmadega siis kogelevad ja kes ise ka näevad, et vaimne tervis mängib päris suurt rolli heaolus. Just, ja me räägime sellest siis läbi enda kogemuse. Ja. Aga noh, mis on vaimne tervis? Minu jaoks? Jah. Mis on minu jaoks vaimne tervis, on see, kus sa tunned ennast hästi, ma nüüd panin küll midagi mööda praegu. Vaimne tervis on see, kui sa oled tasakaalus oma keha ja oma vaimuga, seepärast, et nad ju siiski on sinu olemuses eraldi. Ja kui üks pool on balansis väljas, siis kuna nad üksteist väga tihedasti ka mõjutavad ja siis seejärel kogu see tasakaalutus vaimses tervises, see peegeldab ka väljapoole. Just, ja minu meelest sa ütlesid küll enne, et sa paned puusse, on ju, aga minu meelest sa ütlesid väga hästi, et vaimne tervis ongi siis, et inimesel on sisemiselt hea olla, et see ongi siis inimese sisemine hea olu, on ju. Et see siis minu silmis heaolu koosneb siis mitmest aspektist, et ma saan magada on ju vähemalt 8 tundi, ma söön tervislikult ja mitmekesiselt, ma teen sporti, et noh, et kõikidest nendest asjadest ja väga oluline on enda jaoks võtta aega ja teha asju, mis sulle endale tegelikult meeldib. Et kui need jätta elust ära, siis on inimene väga kerge läbi põlema. Kuidas sa ise hoiad praegu oma vaimset tervist? Jaa, mina olen siis saanud siis enda vaimse tervise suhtes, võib öelda siukse valusa õppetunni.
et ma ise põlesin läbi ja ma põlesin läbi, võib öelda siis nagu väga ereda leegiga aga mul on hea meel selles mõttes, et ma õppisin ennast tundma ja nüüd mul ongi, et ma pean saama iga päev magada vähemalt 8 tundi ja enda une arvelt ma mitte midagi ei tee et uni on number 1. Teine oluline on liikuda. Et mina käin siis jõusaalis ja me käime ka elukaaslasega seltskonna tantsutrennides. Et see on siuke, mis on hingele et midagi peab olema hingele ja mulle muidu meeldib ka teha kunsti, aga vot see on nüüd jäänud ära, et nüüd ma peaks jälle lisama siis mingid hobid, mida mulle endale meeldib on ju ka teha ja neid siis juurde ja muidugi ka raamatute lugemine, et enda jaoks siis ma pean leidma päevas vähemalt tund aega, kus ma siis teengi neid asju, mis mulle meeldivad, et see on hästi oluline ja minu jaoks on ka see oluline, et ma söön 3 korda päevas sooja toitu et see juba teeb elu palju õnnelikumaks minu arust, kui ikka kõht on täis, siis on hea olla. Et need on väga ja kõige olulisem on see, et tööl ei tohi teha ületunde. Et pigem teha vähem kui rohkem. Et jah, on ju, kuigi hinnad on praegu tõusnud ja kõigil on vaja suuremat palka, et siis ikkagi peaks mõtlema, ma arvan, pikemas perspektiivis, et ma endal olen vähemalt siis siukse nagu nõude esitanud, et ületunde ma ei tee, kuna ma kunagi tegin ja ma põlesin läbi ja ma õppisin sellest õnneks ma ütlen jah, et tol ajal, kui sa neid ületunde aeg tegid, ma tõesti mõtlesin, et siis, kuidas ta jaksad nagu mingi robot ja et see mul on hea meel selle üle, et sul on need teadmised ja sa ongi nii, et sa õppisid sellest ja oled teadlikumaks ja keskendud rohkem enda heaolu ja tervisele. Ja ongi, et ma enam ei kujutaks ennast üldse ette näiteks ületund tegemast, et ma mõtlengi, et igas halvas on alati head, on ju. Et minu meelest see läbipõlemine oli küll on ju valus, aga ta oli igati vajalik, sest kui seda ei oleks olnud, et siis ma oleks ilmselt hetkelgi on ju jätkaks asja samas rütmis, et siis võiks ju lõppeda veel halvemini, ma ei tea, kas siin suldiga või noh, on ju, või mis iganes saaks veel olla, on ju mingi südamerabandus või, sest ega insulti ja südamerabandust on ju ka viimasel ajal noorte seas ju ka ikkagi. On jah? Jah, et eks ongi ju sellest ületöötamisest. Jah, just ka ja seepärast ka kindlasti, et kuidagi on see, et üle ka ümber ei saa me sellest, et elame ajas, mis on täis muutusi ja pidevalt see on nii liikuv ja kunagi ei tea, mis homme toob ja veel vähem seda, mis toob ülehomme. Et see on kindlasti, et see, et ma tean seda, et inimestele on, ka mulle endale väga oluline see, et ma tean, mis mind toob homme, mida ma teen ülehomme, et teadmatus on see, mis tekitab inimestele stressi ja vaimset pinget. Sellepärast, et kui sa ei tea, mis näiteks kuu pärast ootab või isegi nädala pärast, siis see tekitab inimestele
vaimse tervise koha pealt halba. ja ma olen sinuga täitsa nõus, et sa ütlesid on ju, et see hetkes elamine on hästi oluline ja see ongi hästi oluline, sest sa kunagi on ju ei tea, et mida tuleb homne või mida tuleb ülehomne, et ja väga õigesti öeldud. Ma arvan täitsa sama. Nii, aga sa rääkisid selle ära, kuidas on kogemus oma vaimset tervist mõjutanud? No jah, selles mõttes, et ta on ju mõjutab, et enne kui ma läbi põlesin, siis mul kogelus oli okei. Et ma sain sellega hakkama, aga kui sa põled läbi, siis sinu organism nagu pöörab ennast täiesti segi ja mul läks kogelus nii halvaks, ma ei saanud üldse midagi rääkida ja mul oli väga-väga keeruline midagi öelda ja ma juba ühte sõna ütlesin 1 minut ühesõnaga see oli väga raske ja siis nagu see läbipõlemise tagajärjel tulnud kogelus, vot see mõjutas mu vaimset tervist ikka väga palju, sest et kuna oli väga keeruline rääkida ja öelda seda, mida ma tahtsin öelda, et siis oli peas on väga palju negatiivseid mõtteid, et no ikka ju teeb kurvaks on ju, kui sa ei saa öelda seda, mida sa tahaks öelda ja siis ma läksin tihtipeale seda teed, et ma ütlesin lihtsalt neid sõnu, mida mul kergem öelda, et mille peal mul ei olnud kogelust ja ma hakkasin kasutama hästi palju sidesõnu nagu, et aga või mis iganes, et ma siiani kasutan neid, aga ma üritan neid täiesti vältida, et nendega on lihtsam, aga see ei kõla väga hästi. Ma olen nõus, et ja eks see nii-öelda, eks see sõnade muutmine ja kasutamine just neid sidesõnu mitu korda ühes lauses on väga tavapärane kogelejal, ka mul endal, kasutan seda siiani. Ma panen seda tähele, et ma neid parasiitsõnu ning siis sellega seoses ka sidesõnu kasutan. Sidesõnad ongi saanud parasiitsõnadeks nagu et sama et ma tean, kui oluline on oma mõtet edastada ja ka kui mina kui kogeleja mõtlen rohkem oma sõnadele, oma sellele rohkem pööran tähelepanu, et ma ei kogeleks, siis sellest sõnumi edastamisest võib saada rohkem siis nii-öelda sadipundar nagu. Jaa, mulle on öeldud nagu tihti, jälle ma ütlesin nagu, aga mulle on öeldud tihtipeale, et kui ma siis neid sidesõnu ja igast lihtsamaid sõnu kasutan, see on öeldud, et millest sa räägid või nagu ma mingi, jah, ma tean, see võis olla segane jah, et ma tean, mis sa tunned jaa, et see lihtsamad teed minek ei ole hea idee nõus sest no ega ma arvan, et no minul on vähemalt olnud niimoodi, et kui kogelus on hästi tugev ja ma lähen näiteks poodi ja ma tahan osta Fantat, aga ma ei saa F-i öelda, siis ma ütlen, palun mulle üks Sprite et jah, see on see kergemad teed minemine aga kuidas on kogelus sinu vaimset tervist mõjutanud? Kuidas on kogelus minu vaimset tervist mõjutanud? Jah.
lapsena ja teismees ja varasemas 20 aastates olles ta mõjutas palju ja isegi siis, kui ma olin saanud siis juba 26 ja üle selle pisut, siis mõjutas kogelus vaimset tervist rohkem. Just sellega seoses, et ei aktsepteerinud ja kõik tundsin, kuidas just kogelus on selles süüdi, kes, et mida ma mõtlen, mida ma teen ja et mul ei lähe nii hästi. Et tundsin just, et kogelus mängib selles päris suurt rolli. Ja sellega seoses siis mu vaimne tervis ei olnud ka nendel hetkedel tasakaalus kehaga. Nüüd olles siis juba natuke rohkem kui 30, siis kogelus mõjutab mõningatel hetkedel ka, kuid see on, neid ma ei ole täheldanud oma praeguses ja selles üle 30 aasta olles, et siis mõjutaks palju. Et mind ta mõjutab vaimset tervist pigem need teised aspektid, siis ütleme nii hetkel. Okei, no mul on hea meel, et on sul läinud ikkagi ajaga paremaks, siis kogelus, suhtumine, on ju, võib öelda. Aga kui sa kogeled, on ju, et nagu mis negatiivsed mõtted sulle pähe tulevad? Kui ma kogelen, mis negatiivsed mõtted? Jah. Mul neid negatiivseid mõtteid ei tulegi pähe. Ei, mul ei tule, ei. Negatiivseid mõtteid meil niimoodi pähe ei tule. Et just siis, kui näiteks teine isik, kas siis on pahastõus või ta kuidagi suhtleb muga halvasti, et ma juba näen, et ta on täis kas seda ängi või väga suurt emotsioone, siis on ja olukord, kus ma võin kogeleda siis, et mu kogelus võib ka tõusta. Just seepärast, et need emotsioonid, mida teine inimene hetkel tunneb, et see kandub minust edasi, ja siis ma püüan seda kas tagasi blokeerida või siis ma soovin nagu sellega vastata, et sellele vastata nii, et ka siis ma käitun samamoodi hetkel, kuigi ma tean, et see ei tohiks tegelikult olla see õige viis. Aga ma veel olen selles protsessis, et ma püüan siiski jääda, et mitte oma ego ja oma vastasseisu sellele mitte lasta siis minna nagu kaasa ennast tõugata. Jaa, see on õige. Selles mõttes, et see on väga halb, on ju, aga mina ka, kui ma kogelen, ma ei mõtle enda peale, ma mõtlen selle teise inimese peale, kellega ma räägin. Ja see on väga vale. Et selles mõttes, et kedagi ei tohiks huvitada, mida teine sinust arvab. Aga mina alati mõtlen, et nii, mis ta nüüd minust mõtleb, kas ta mõtleb, et ma olen mingi imelik või kas ta mõtleb, et millal ta juba lõpetab, kaua ta siin kokutab, on ju. Või siis ma ma hakkangi enda sees siis nagu selliseid mõtteid keerama, aga sellised mõtted tekitavad ärevust ja ärevusega ka kogelus suureneb
et jaa, et sellised mõtted siis on täiesti ebavajalikud, neid ei ole vaja, aga nad on siin peas. ja nendega peab lihtsalt siis tegelema, sest et noh, tõsiasi on ju see, et me ei näe ja me ei kuule teise inimese mõtteid, me ei näe inimese sisse, nii et ei ole mõtet hakata ennustama, mis seal toimub. Ma usun, et see on kõige õigem viis sellele asjale läheneda, sellepärast et peaks siiski keskenduma ainult iseendale ja iseenda meelele, emotsioonidele ja oma kehale, et olla rohkem teadlik ja kontaktis oma enese poolega, mitte teises pooles, mida see tüüp seal, kas see tüüp on nüüd kontaktis. Jõuaksin arva, et ei, väga hea, niisugune. Ei, väga vürts, jah. Et me siin jõudsimegi tegelikult selle teemaga meie järgmisesse punkti, et kuidas me suhtume enda kogelusse. Et sina sellest küll on juba rääkisid. Kuidas sa suhtud? Minul on see just vastupidi, et ma noorena suhtusin sellesse nagu hästi, et ma suhtusin lihtsalt sellesse niimoodi, et see on viis, kuidas mina kõnelen. Ja nii ongi, et mõned inimesed räägivad hästi kiiresti, mõned inimesed räägivad aeglasti ja siis mina pugelen. Aga nüüd, kui ma olen just nagu vanemaks saanud, no ma arvan, et ma küll ei tahaks kõike selle läbipõlemise kaela süüdistada, aga ikkagi ta on sellega läinud nagu halvemaks, et ma suhtun sellesse võib-olla nagu negatiivsemalt, et noh, lihtsalt puhtalt selle pärast, et mul on läinud kogelus halvemaks ja mul on endal raskem rääkida. Ja siis mõnikord on sellega raske toime tulla. Aga noh, selles mõttes, et noh, et eks on jällegi mööduv periood ja see läheb mööda. Aga kui ma kunagi nagu olin uhke enda kogeluse üle, et kuna noh, see ikkagi vaata ju ma paistan teiste vahel silma ja et aga väga hea on olla märgatud, mõtle. Just on ju, et see mulle meeldis ja kõige olulisem ikkagi on ju, et need inimesed, kes ma olen endale siis leidnud, on ju tänu kogelusele. Aga noh, minu hetke mõte ja niisugune hetke seis on ikkagi nagu see, et kui leiutatakse mingi operatsioon või mingi mis iganes imetablett, mis teeks niimoodi, et ma ei kogeleks, siis ma kohe võtaks, on ju. Aga noh, see on ka vale, sest ikkagi on ju peaks olema uhke selle üle, kes sa oled, aga ma jõuan veel sinna, et ma olen hetkel teekonnal. Ma usun, et kas nüüd sa isegi, see ei pea olema nagu uhke, sa pead lihtsalt aktsepteerima. Jah, aga no. Et ma usun, et sa jõuad. Jaa, ma hetkel juba nagu pooleldi aktsepteerin, aga mul võtab aega veel. Aga tahtsin ka siinpool teada, mul tuli kohe meelde paar seika sellega, et kuidas suhtud oma kogelusse on see, et kui nüüd mul on, ehk siis kui näiteks kollektiivis niimoodi sul tulebki suhelda muus keeles, inglise keeles näiteks on ju. Ja siis, kui sa, nagu mul töökeel on inglise keel. Ja võt selles on see, et mul oli, ja nüüd ma mäletan, mul oli periood, see oli eelmise aasta lõpus, kus sa pead argumenteerima inglise keeles, et siis oma mõtted edastada, et siis miks see viis, mida sina välja pakud või see, kuhu sa tahad jõuda, on see, et see on see hea lahendus sellele olukorrale. Aga
on see, et kui ma nüüd räägin inglise keeles, siis ma ikka kogelen ja päris mitmeid kordi neid oli pidevalt, kus ma inglise keeles ma kogelesin ja siis teised ei saanud aru. Ja siis nad segasid vahele ja siis, kui ma rääkisin, püüdsin uuesti inglise keeles seda sama juttu ennast korrata ja siis selgemalt nagu oma suuta kea liigutada, siis nad ikkagi, kuna ma hakkasin kogelema, siis nad segasid mind pidevalt vahele ja päris palju oligi olukordi, kus ma saangi oma inglise keeles, oma argumenti inglise keeles lõpuni viia. Ja see tekitas mul ikka frustratsiooni. Et ja mulle anti siinkohal ka nõued, aga teada ka äkki siis nad ei ole teadlikud kogelusest, et aga miks mitte teha neile presentatsioon kogelusest. Et see on võib-olla üks viis, et panna nad ka mõistma, et tuleb ennem kuulata isegi siis, kui teine inimene pool kogeleb. Jaa, see on sul väga õige. Jaa, sellised olukorrad on minus ka tekitanud väga palju frustratsiooni, mis omakorda siis tekitab ärevust, on ju. Aga mina olen nüüd viimasel ajal seda asja kasutanud. Mul logopeed soovitas, et iga kord, kui ma olen siis niisuguses uues situatsioonis, kus ma siis pean ettekandeid tegema inimestele, kes mind ei tea, või siis pean suhtlema inimestega, kes mind ei tea, siis ma esimese asjana ütlen teile, hei, ma kogelen. Ja ongi niimoodi, klõps. Ja siis hakkan enda seda asja ajama ja siis inimesed kuulavad. Ja nad kuulavad ja nad ei sega vahele. Et ma arvan, et seda on väga oluline öelda, sest et see, kui ma nüüd seda ütlen, siis tõstab minu enesehinnangud ka palju rohkem ja mul on mugavam nende võõraste inimeste ees esineda, kui nad teavad, et ma kogelen. Täpselt nii, see on sellepärast, et sa ei pea seda kuidagi varjama, et sa oled endast selle poole andnud ja siis nad on sellest teadlikud ja sul on juba endal on see selle võrra ka palju parem olla. Ja, sest ikkagi on ju inimesi, kes ei tea midagi kogelusest ja selleks, et nad ei peaks ise hakkama seal midagi enda peas nuputama, et see ongi hea kohe, otse ja ausalt öelda, mis värk on. või siis jah, ongi see, et kui inimesed on teadmas, siis nad võivad sul mõelda igasuguseid asju, küll parema poolt, vasaka poolt, keskelt, nii palju, väga palju erinevaid mõtteid ja kui me oleme ausad, ütleme, et võt, asjad on niimoodi ja seepärast on nii, siis ja nii on. Jaa. See on taga võib-olla okei. Ja on kindlasti inimesi, kes ei püüagi mõista, neid on, aga see ei puudu üldsegi. No eks ikka on, aga jaa, inimesi on igasuguseid. Ei, siin see loomaaed on küll kirju. Jah, aga selles mõttes, et see enam ei ole meie probleem. Aga nii see on, jah, kahjuks. Ei, sorry, õnneks, mis kahjuks, õnneks, nii. Kuidas sinu arvates teised suhtuvad sinu kogelusse? Jaa, ma räägin siis on ju minevikust ja siis räägi olevikust kindlasti. Jaa, ei selles mõttes, et minul on vedanud, mind ei ole koolis kogeluse pärast narritud ja et selles mõttes on mul hästi läinud, mind on selles mõttes koolis narritud küll, on ju, aga teiste asjade pärast, et ma olin liiga kõhna ja siis mind kutsuti anorektikuks aga kogeluse pärast ei ole ja selles mõttes on mul läinud hästi, aga üks situatsioon mul tuli meelde küll,
et kui see juhtus, et siis ma üldse nagu ei mõelnud sellesse negatiivselt, sest ma on ju vaata teadsin, et ma kogelen ja mul sellega ei olnud mitte mingit teemat. Aga ma töötasin ühes kohas, ma ei hakka on ju selle koha nime ütlema, aga siis mul oli arenguvestlus ja siis mul seal ülemus siis ütles, et ma olen ideaalne töötaja, aga teda häirib, et ma kogelen. Ja siis, et siis on ju, kui ta seda mulle ütles, et siis ma nagu ei mõelnud midagi, sest ta ikkagi nüüd kõigepealt on ütles, et ma olen ideaalne töötaja ja noh, ja ma tean, et ta seda mõtleski, on ju. Aga no hetkel nüüd, kui ma mõtlen nüüd tagantjärele, et ta ütles, et teda häirib minu kogelus, et ma nagu seda ju muuta ei saa, et sellist asja inimesele öelda, noh, tegelikult on ju päris halb, on ju. Et jah, ma ei oskagi, aga vot see ongi see, et see tegelikult inimesed, meie siin, me ei mõtle enne, me mõtleme, me ütleme ja siis mõtleme. Väga paljud teevad nii. Ja siis ongi vaata see, kui see sul juhtus päris mitmed aastad tagasi ja vaata see nüüd, kuidas see nüüd, sul on see siiani meeles. Ja huvitav, kui see inimene, kes seda ütles, oleks eelnevalt juba nagu mõelnud sellele, et kui ta nüüd seda välja ütleb, on ju, kas siis see inimene, kellele ta seda ütles, kas siis see sõnum, mida ta tol hetkel edastas, kas see jääb siis pikemaks ajaks inimese sisse või siis mitte? Ja, no selles mõttes, et nagu ma arvan, et ta ei mõelnud seda halvaga ja siis mul ikkagi vaata tööl on ja mul läks kõik hästi ja mul ülemus on ja mulle andis tööle kogu aeg vastutust juurde, nii et ma olin ikkagi on ju hea töötaja, et lihtsalt ma ise nüüd on ju üritan selle lahendust leida, ma ise mõtlen, et lihtsalt ta ei olnud nagu teadlik kogelusest ja võib-olla ta arvas, et noh, kuna ma olen siuke arglikum, et siis võib-olla nagu see kogelus tulebki nagu sellest arglikkusest, et äkki nagu ta ei seostanud seda siis kõne defektiga. Ja no ma ise nagu mõtlen, sest et minu ülemus ise inimesena on täiega äge inimene, et lihtsalt noh, kui ma hakkasin selle lause peale mõtlema, et ainuke asi, mis mind häirib, on sinu kogelus, siis ma mõtlesin küll, et what? Say what? Ma ei saa muuta. No, on siis Anna. Ja räägi oma positiivsest kogemusest. Ai, selles mõttes, et positiivseid kogemusi on ju hästi palju, et enamasti inimesed ega kuulavad, nad ei sega vahele, et selles mõttes, et mul neid negatiivseid asju on ikka väga vähe, on ju. Et selles suhtes minul on väga vedanud. Ja, et no kõige tihedamini on seda, no see läheb ikkagi nagu võib-olla negatiivse alla, on ju, aga kui ma helistan kuskile ja ma kogelen, siis mulle öeldakse, et vabandage, kas kõne hakib? Siis ma mingi, ei, see on kõigest mina. Et seda on ja hästi tihti, aga no enam ei ole ju nii tihti, aga noorena, kui mul oli kogelus rohkem veel ja noh, ja siis ka ju peale läbipõlemist ka, on ju, et siis oli seda väga tihti. Aga sul endal? See vabanduskõne hakib, see on mul ka olnud. See hoiab mind arva. Aga ma tegelikult saangi ühe väga, see on siuke naljakas näide. Et helistasin siis, olin tööl ja helistasin
ühele kliendile. Siis klient sõitis autoga ja noh, meesterahvas väga tore inimene oli siis oli häälesti ja oma olemuselt sõitis siis autoga ja siis ütleb, et mulle, et kui mina nagu rääkisin, ja siis ta ütles mulle, et vabandust, ma arvan, et ta ütles, et vabandust, et ma vist ei oska oma auto handsfree'd kasutada, et ma just uue auto, et kuidagi hakib siin. Aga tol hetkel ma ei öelnud, et teie autoga kõik korras, mina olen see, kes hakib. Et eks võib-olla läski vaatama üle, kus autoga kõik korras. No jah, selles mõttes ega topelt üle vaatamine ei tee paha, muidugi. Väga hea. Ei, nii äge. Küll. Ja sellised situatsioonid on tegelikult väga ägedad, et neid saab veel, nende üle saab naerda veel pikalt. Jah, täpselt, aga see on, ma arvast, minu arust on ülipositiivne, et me naerame nende seikade üle, et mitte me ei vaata seda teises valguses, et kui see on nagu mingisugune negatiivne kogemus, vaid me ikkagi vaatame seda, et me näeme neid seikasi pigem positiivsena ja siuke naljakate olukordadena. Jaa, no selles suhtes minu meelest läbi huumori on elu alati ilusam, nii et mulle meeldib nende seikade üle naerda ja mulle ka. Et ja neid on palju, neid on väga palju, et me võime nendest mingi episoodi kunagi teha. Me ühe episoodi tegime, aga me kustutasime selle ära. Et jah. Naised. Jaa. Aga negatiivne. Mul ei tule mitte midagi pähe negatiivsest kogemustest midagi. Ma tean seda, et mind lapsepõlves kiusati, et ma kogelen, seda oli küll. Aga töökohtadel seepärast, et minu kogeluse üle ei ole selles mõttes nalja visatud ega midagi, ega ka negatiivseid olukordi nagu olnud. Ma korra veel mõtlen, ei ole jah. Seda, et ma olen oma töövestlustel, kui on töövestlusel, siis ma olen küll siis ühe korra ma ütlesin töövestlusel, et ma kogelen. Ja siis ma saingi tööle. Ja ongi. See on tegelikult, see on väga suur pluss, et seda tuleb öelda. Seda peab alati ütlema. Ja ma siin igaks jooksul natukene täiendan, et ma enne ütlesin, et mind küll kogeluse pärast on ju koolis ei kiusatud, aga mitte kiusati sellepärast, et ma olin hästi kõhna, aga ma olin küll hästi kõhna, aga ma sõin hästi palju, et selles mõttes, et mul mingit söömishäiret ei olnud, aga jah, no eks selles mõttes, et koolis leitakse alati põhjuseid, kuidas ja miks kedagi kiusata. Igal pool isegi täiskasvanu eas. Igal pool jääks alati põhjus, et seepärast, et sa võid ka siin niisama istuda ja siis küsib, mis sa istud siin? Jah, neid asju on väga palju. Jah, pole teha midagi või? Et alati leidub midagi ja see on see reegel, et kindlasti just see vaimne tervis, räägid vaimsest tervisest, siis on väga omal kohal on ka nii-öelda ka depressioon. Jaa, ma olen nõus. Joanna, kas sul on kogemusi depressiooniga? No jaa, eks on ju, ma lähen jälle selle läbi põlemise juurde, Eks läbi põlemisega tegelikult on ju kaasneb
kaasneb depressioon, et selles suhtes, et minul oli siis ta kergem, nagu no ikkagi, et ta tuleb sellega kaasa. Ma lihtsalt mõtlen, et ma olen siin hästi palju rääkinud läbipõlemisest, aga ma ei ole nagu öelnud, et mis on selle sümptomid, et äkki on kui inimesed mõtlevad, et mis seal siis on, et ma arvan, et see on individuaalne, aga ongi, et kõige tähtsam punkt on see, et läbipõlemine ei hüüa tulle, sest ta tuleb päevapealt. Ja minul ka, et mul oli kõik okei ja siis oli päevapealt põmaki, et organism läheb on ju täiesti segi, mul oligi, et minul läks kõne läks kehvaks, ma ei suutnud enam tööl käia, sest et ma olin nagu võimetu, et ma ei suutnud keskenduda, ma ei suutnud tööd teha ja ma nutsin hommikust õhtuni, lihtsalt ma olin nagu hästi emotsionaalne, et selles mõttes, aga nagu see nutmine on juba hea, sest et kui on inimesel hästi sügav depressioon, et siis ta isegi ei suuda nutta, et tal ei ole enam mitte mingeid emotsioone, et kõik terapeudid ka räägivad, et kui inimene juba nutab, et siis see on juba hea märk et see on juba nagu samm on ju edasi, aga depressioon on minu jaoks nagu väga niisugune teema, millest on vaja rääkida, sest et me ei saa inimese oleku järgi öelda, et kas ta on depressioonis või ei ole. Et me ei näe inimese sisse, ta võib olla täiesti niisugune õnnelik inimene, naeratab hommikust õhtuni, ma ei tea, on hästi seltskondlik, teeb nalja, aga tema sees võib olla selline keeristorm on ju, mida mitte keegi ei näe ja mida mitte keegi, millest siis mitte keegi ei tea. Et hiljuti oli ka siis üks minu lemmik näitlejaid ja tantsijaid, et kui inimesed teavad Twitchi, et tema sai siis kuulsaks selles saates So You Think You Can Dance ja ta sai seal teise koha ja ta oli inimene, kes oli hästi rõõmsameelne, südamlik, kogu aeg naeratas ja siis ta nüüd enne jõule tegi päevapealt enesetapu ja see oli kõigile siis nagu täielik üllatus ja minu meelest see ongi hea näide sellest, et me kunagi ei tea, mis toimub inimese sees. Kas mul oli mikrofon liiga kaugel või? Kas mu häält oli kuulda? Jaa, ikka. Okay, väga hea. Jah, et see on hea siuke teema, et tuleb märgata siis inimest ja nii-öelda siis neid ohumärke ja siis sellega kohe tegeleda inimesele abi leida. Kuid mis on need ohumärgid näiteks? No jah, selles mõttes, et üks ohumärk on näiteks on ju see, et kui inimene ongi kogu aeg masenduses ja depressioonis, aga ühel päeval on ta täiesti korras, ta naeratab, teeb nalja, tal on ju hea olla, et kui see meelemuutus tuleb nii äkitselt, siis ilmselt on tal suitsiidiplaanid. Et ma õppisin noorsootööd ja siis meil käis seal üks politseinik siis depressioonist rääkimas. Et ja muidu on ikka kõik
märgid on ka siis negatiivsed mõtted, on ju, mida ja millest inimene räägib, et siis tuleks ta suunata siis kindlasti edasi mingisuguse spetsialisti poole. Jah, et ma olen juba siin nii palju lobisenud, et mis sa ise sellest teemast arvad? Depressioon. Ma ise ei ole depressiooni põdenud. Ma olen olnud üks kord, ma usun, et selles mõttes algusfaasis, kuid ma toin sealt välja. See on ka kindlasti depressioon, kas see võib olla ka väga palju seotud inimese enda iseloomuga, selle suutlikkuse ja siis tema enda nagu vaatega seda, et kas ta näeb asjades alati seda positiivset külge või tal on ikkagi kalduvus näha nagu heispidi just seda nagu halvemat moodi. Jaa, see on hästi hea nagu hea teema, et ma õpin hetkel, siis ma õppisin just isiksuse psühholoogiat. Ja seal siis räägid erinevatest inimtüüpidest. Ja neurootilistel inimestel on kalduvus depressioonile rohkem siis kui mitte neurootilistel inimestel. Et neurootiline inimene on siis siuke hästi emotsionaalne inimene ja ta kaldubki juba nendele negatiivsetele mõtetele ja ta on siuke ärev ja et jah. Ja siis meile ka õppejõud ütles, et ekstravertsetel inimestel pidi olema õnnelikum elu, aga minu arust introverdil on ka päris hea elada. Jaa, ma usun ka. Ma usun ka, et seal ka, ma olen ka sellel teemal nõus. Ma ei oska isegi sellest depressiooni kohal nii palju kaasa rääkida, ma usun. No eks see on ju väga raske teema, on ju. Eks selles mõttes, et mina õnneks on ju seda sügavalt ei ole kogenud, et mul on selles mõttes on ju hästi läinud, aga eks ma olen kõrvalt seda ikkagi inimestel näinud ja inimene on nii halvas seisus, et ta ei tule hommikul isegi voodist välja, kuna ta lihtsalt ei näe selleks mitte mingisugust mõtet. Aga mida terapeutid soovitavad ongi, et lihtsalt ennast iga päev sundida voodist välja. Ega kui ma olin läbi põlenud ka, ma olin kogu aeg voodis, et siis ma lihtsalt endale seadsingi päevaplaani, et ma iga päev siis lähen jalutama ja kui sa ennast siis niimoodi igapäevaselt sunnid, et siis see läheb ajapiku paremaks. See on väga hea, et on väga, väga oluline olla. On ka toetav perekond, sõbrad, sugulased, tuttavad, kes siis märkavad ja aitavad. Et kui sa selles mõttes ise üksi näed, et sa ei saa, et sa vajad ja täitsa okei on ka abi paluda ja ka väga oluline on kindlasti ka olla järjepidev ongi see, et sa tuled iga hommiku voodist välja ja sa teed neid samu tegevusi. Ja seal juures on hästi oluline siis teha asju, mis sulle endale meeldib, ongi, et ma ei tea, teed mingi kunsti asju, loed raamatut, mida iganes, aga kõige olulisem on ikkagi siis konsulteerida enda perearstiga, kes sind siis suunab edasi, et kas siis vajaliku terapeudi või psühholoogi juurde, et ikkagi kui sul on mingi vaimse tervise mure, sul on sellest vaja kellegagi rääkida ja võib-olla kunagi on ju
psühholoogi juures käimine oli niisugune võib-olla halva maiguga, aga enam ei ole. Selles mõttes, et peaaegu iga inimene käib, on ju, enda elu jooksul on ju vähemalt korra ja ma arvan, et see on väga oluline ja see annab siis heale vaimsele tervi selle niisuguse väga hea aluse. Et väga oluline on enda muredest rääkida. Jaa, ma olen suga nõus, et kui sa näed neid märke ja tänapäeval ma olen ka pannud tähele ja ka ise olen käinud psühholoogi juures, et need teemad ei ole enam ammu tabu, et mul on selline hea meel, et inimesed keskenduvad ja väga olulisel kohal on vaimne tervis, eneseabi, enese tasakaalus hoidmine, sellepärast, et sellest räägitakse üpris palju ja kindlasti internetis on hästi palju materjale, mis siis aitavad ja siis juhtida siis nii-öelda ja leiavad, kus on ka, saab ka leida punkte, et siis kuidas oma vaimset tervist hoida. Jaa, et see on, et ma siin nüüd korraks, et no me oleme nagu seda tõsist teemast võib-olla nagu natukene siuksel lõbusamal noodil äkki siin rääkinud, et see on ju, kui me siin vahepeal naerame ja teeme juurde nalja, et nagu, et see ei tähenda, et see ei ole tõsine teema, et see on, aga lihtsalt kuna nendest teemadest on keeruline rääkida ja võib-olla mõnedel ka kuulata, et siis ma leian, et on hea, kui me seda teeme natukene siukse siis positiivsemal noodil võib-olla ja ma kindlasti soovitan igal inimesel minna terapeudi juurde, et see on et see annab inimesele kindlasti väga palju juurde ja vaimne tervis hiljem tänab teid. Jaa, isegi ja kahjuks on sellel teemal saame isegi võib-olla rääkida hiljem, aga kunagi teistest episoodides, aga ma tean seda, et just seda õiget inimest, kes reaalselt mõistab, kes reaalselt oskab just sind aidata, seda inimest on annapoole ka kahjuks raske leida. Ja see on hästi... See on kurb. Ja see on oluline, et sa ei lepiks esimese psühholoogi või terapeudiga. Et just täpselt, et kui sa näed, et ei sobi kokku, seepärast, et ju siiski iga inimese meetod, kuidas siis tema pruugib inimesi aidata, on täiesti erinevad, kui see sulle ei sobi, teie iseloomud ei sobi kokku, siis mitte jääda haigele, vaid otsida endale see sobiv inimene, seepärast ainult see inimene saab ennast ju aidata. Just et kuna just, et sa ütlesid, kõik on ju õigesti, et isiksused on erinevad, meetodid on erinevad, lähenemised on ka erinevad, et lihtsalt et tuleb leida see õige, kes sinuga sobib. Ja see on täiesti okei, kui sa otsid seda õiget kaua. Et oluline on see, et sa leiad. Jaa, seepärast, et neid inimesi või seda inimest on vaja leida. Jaa, selles mõttes, et mõnedel läheb ka nii hästi, et sa leiad kohe esimese korraga ja no ega enamasti leitaksegi esimese korraga isegi, nii et selles suhtes jah. Kui nüüd rääkida minna nüüd selle juurde, et kuidas oma
mõtteid siis või oma meelt korrigeerida positiivsemas suunas. Kuidas sina seda teed? Kui sa näed, et mõtted lähevad jälle sinna negatiivsesse suunda, nii Joanna, nüüd tuleme uuesti positiivsesse mulli tagasi. Mis sa teed? Ja ongi, mina ütlen, et Joanna, ära pane omale puid alla. Iga kord. Et selles mõttes, et ma olen õppinud enda mõtteid analüüsima ja et kui mul see halb mõte tuleb, noh, et halb mõte ongi siis näiteks see, et mida teine inimene minust arvab, et kas ta arvab, et ma olen imelik, siis ma kohe mõtlen, et Joanna aitab. Ja siis ma hakkangi seda mõtet analüüsima, et miks see mõte tuli, miks ma nii mõtlen ja kas see on ka nii või tegelikult on ju ei ole. Ja tead, kui sa ikkagi seda mõtet endale ei saa peas, siis on kõige targem küsida, et sa võidki otse küsida selle inimese käest, siis kellega sa suhtled, et kas sa arvad, et ma olen imelik, kui ma kogelen ja ta ütleb, et ei, ja ongi hästi ja päev on korras. Siis on järgmise teema juurde minek. Ei no, see teema sa lähed, et super. Jah, aga noh, et kui sa sellest mõttest ei saa kuidagi jagu, et siis on lihtsalt nagu endal on kõige parem minna otse ja küsida. Nõus. Ja sul endal? Kuidas oma mõtteid ma korrigeerin positiivsemalt? Ma usun, et see mis ütlesid enese analüüs, see on väga siin ja õigel kohal, sest et sa hindad ennast ja enda reaktsiooni ja siis mõistad, mis on nende taga. Ja kuna see annab just selle sealt segastest mõtetest või emotsioonidest annab sulle selle kõige õigem arusaama, kust see tulnud on. Ja siis ja positiivselt korrigeerin oma mõtteid tähele panna ja oluline on ka see, et need negatiivsed mõtted ei hakkaks sul korduma, ei saaks ka mustriteks. Aga kui sul negatiivne mõte tuleb, mis sa teed? Negatiivne mõte, kui mul tuleb negatiivne mõte see, et mul on vist hetkel on see, et ma püüan seda ignoreerida. Vahetevahel ignoreerin, siis analüüsin, siis jälle ignoreerin. Ma olen küll püüdnud seda, et negatiivne mõte tulla ja siis, kui ma saan aru, et oma selle mõttega, ma saan päris palju olen mõistnud ka seda, et kui negatiivne mõte, siis ma juba, ma mingis hetkes ma mõistan, et mu keha hakkab vastavalt minu mõtetele ka reageerima, onju. Ja siis, kui mingi paar päeva lähebki mööda ja selle sama baasmõte, mis oli negatiivne, onju, siis ma mõtestasin lahti endale positiivsemal noodile ja siis mu keha reageeris täiesti teistmoodi. Ma ei olnud ärev. Mu hingamine ja mu meel läks täiesti teist positiivsemaks ja siis ma nagu mõtlesin oma peas, et ahah, et mu mõtted ikka mängivad päris palju rolli mu heaolus ja kuidas siis ka keha reageerib sellele. Ja ma olen
tööalaselt üsna palju ka siinpoolt ka uurin, et mida siis, mida inimesed teevad või millele nad tahavad pühenduda. Ja olengi päris paljudelt on öelnud seda, et just eneseabi ja meditatsioon, akupunktuur ja kõik muu asjad, mis on seotud just selle vaimse tervise, enda heaolu paremaks tegemisega, et kõik see pool on saanud nagu rohkem viisil inimeste igapäev välja tulnud. Nüüd mul on selle üle hea meel. Aga kuidas sa saad endale head teha, kui sa näed, et su vaimne tervis hakkab kiskuma pisut kiiva? Jaa, tead, kõigepealt tuleb kindlasti siis minna perearsti juurde ja vaadata enda keha koostist. Sest et mõnikord on keha mineraalid ja see vitamiinide tasakaal paigast. Ja kui see tasakaal on paigast, siis hakkab ka sinu vaimne tervise logisema, et see on number 1. Et mõned lähevad kohe siis antidepressantide juurde, aga tegelikult et peaks enne siis enda keha nagu see koostis siis vaatame üle, et mõnikord piisab sellest, kui on sul D-vitamiini puudus ja sa hakkad siis võtma D-vitamiini. Ja minul oli ka. Oli jah? Ja mul oli ka D-vitamiini puudus ja ma hakkasin seda võtma ja elu läks kohe palju ilusamaks, ma ütlen. Lillelisemaks. Ja number 2 on ju see, et vaata üle enda unegraafik, et kas ikka saad magada iga päev vähemalt 8 tundi. Et see on väga oluline ja kui need 2 asja on juba korras, et need on nagu põhise fundament, minu arvates on ju, eks inimeste arvamused on ju erinevad, et ma arvan, et siis hakkab asi minema juba. Ma usun ka, et kindlasti on väga palju väga olulist rolli mängivad eks siis siinkohal siis saab ka öelda tegelikult ju seda, et söömine, toitmine mängib tegelikult sinu vaimsest tervisest väga palju rolli, et kui sa sööd rasvast mingisugust burgereid ja friikartuid niimoodi ajad neid näost sisse või sööd jäätist või mingisugused pulgakommi niimoodi lihtsalt lahmad sisse kogu aeg, siis ega su enese tasakaal ja mineraalid või siis vitamiinid ei saa su kehas olla tasakaalus. Ja just, et sellel on nagu väga õige, sest kui sa mingit rasvast toitu sööd, siis su keha tunneb ennast kogu aeg hästi kurnatuna ka, et sul ei ole üldse seda energiat, täpselt. Et üldse tegutseda ja muidugi liikumine väga oluline. Nõus, seepärast, et värskõhk on see, mis ka muudab kohe kuidagi päeva, hingad seda värskõhku sisse, tunne kuidagi need mõtted või need negatiivsed või halvad mõtted, mis sul olid ja mõtted jälle, et siis on vaja seda, teist, kolmandat, viiendat, 10 asja, kuidas sa nüüd tead, aega on nii vähe, kui lähed välja ja hingad seda värsket õhku, siis kuidagi sa puhkad, mõtled, kuulad ja siis oledki iseendaga. Ja ongi, et minu arust elus on vaja hästi lihtsaid asju, et olla õnnelik, et kui mõtlema hakata. See nii ongi, kahjuks. Ei, õnneks! Ta oled kogu aeg segamini. Õnneks, täpselt nii. Õnneks, et ma tahtsin tegelikult, ma unustasin siin ära, ma tahtsin selle lisada midagi selle vaimse tervise pealt, aga nüüd mul ei tule meelde. Joanna, mis sa enne rääkisid? Millest ma enne rääkisin? Sa rääkisid just sellest selles mõttes vaimse tervis, kuidas sina oma vaimset tervist hoiad. Sa rääkisid, et sa lähed perearsti juurde, on ju? Nojah, kõigepealt on ju minna kindlasti perearstile, sest on ju
suunab edasi, aga muidugi ka hästi hea lehekülg on peaasi.ee, et lähed sinna, saad endalt asuda konsultatsiooni ja nad edasi siis suunavad sind hea meelega sealt edasi, et sellest on hästi palju abi, et kindlasti sinnapoole pöörduda, kui sul on vaimse tervisega mingeid küsimusi või on sul siis endal vaimse tervisega siis mingeid probleeme, et ma ütlen veel kord siis, et peaasi.ee, see on väga hea abimees. Nõus. Ja kui siin nüüd lõpetuseks öelda, siis väga oluline on abi küsimine, et sa näed, et miski on viltu, siis täitsa okei on küsida abi. Ja mul tuli nüüd ka meelde. Ja on olemas ka eluliin, et kui sa tunned, et sa oled ikka endale väga suureks ohuks, et siis sinna saab iga kell helistada aga ma hetkel jään selle numbri võlgu, et me kirjutame selle siis enda podcasti kirjatusse. Et siis on see seal et siis on seal kindlasti olemas, et see on siis väga suureks abiks. Et kuidas abi saada. Ja kindlasti ma tahan ka siinkohal öelda seda, et ma olen ise väga palju oma elus kogenud seda, et meie kõik iga asi, mis elus nagu juhtub või siis mida sa teed, et sa ju tegelikult ise sa vastutad iseenda heaolu ja iseenda elus, et on nii palju inimesi, et ma nüüd räägin, et ma ei räägi just sellest kogelusest ja vaimsest tervisest, et ma räägin üleüldse su enda vaimsest tervisest, su vaimsest heaolust, mis on ka seotud ka su tegelikult nende soovide ja eesmärkidega oma elus, on ju, ja nendest olukordadest ja ka sellest, kuidas sa neid tõlgendad, on ju. Et me siiski igaüks vastutab siin iseenda elude eest, et see tähendab seda, et sul on see võtis, sul on see algus antud, et sa saaksid teha iseendale ajad ja ka see, et sa ei ole mitte kuskile kinni aheldatud. Tähendab seda, et kui sa ennast märkad ja pidevalt saad aru, et see ikka mulle ei sobi, mul siis, või näiteks kas või töökoht, suhe, ükskõik muu, et sa näed selle pidevalt õnnetu, siis lase lahti. Et lahti laskmine võib olla keeruline, seepärast, et me oleme harjunud kinni hoidma. Kuid sa siis selle lahti laskmisega mõtled, on ju, et näiteks kui sulle mingit öökohti ikkagi ei sobi, et sa tuled sealt ära ja nõus, mul oli ka. See tähendab seda, et kui mitte, et ma ei virise, ei ütle, et kõik on nii raske, see on nii halb, kui ma tegelikult ma lasen selle lahti, siis ma ju ka lasen oma ellu tuua uusi asju, milles ma ei olnud ise võimeline teadvustama, sellepärast, et ma hoidsin vanast ikkagi kinni, kuigi ma teadsin, et see mulle ei sobi, see kas töökoht või see inimene, kellega ma suhtes olen, või see keskkond, kus ma olen, see ei sobi, see ei ole mina, siis mis sa ootad? Jaa, ma olen nõus, et kui keskkond ei sobi, siis seda tuleb muuta ja kui sa tunned, et sa ei ole enam sina ise, siis on kindlasti midagi väga valesti, sest inimene ei ole õnnelik, kui ta ei saa olla tema ise. Ja ma olen nõus, et oluline ja just ka siinkohal
kogelus on osa meist. Kuidas sa saad olla sina ise, kui kogelust ei aktsepteerita? Jaa, vot see on nüüd väga hea, et ma enne ju ütlesin, et mul on väga keeruline hetkel on ju saada hakkama enda kogelusega, aga see ongi, ja see ongi osa minust ja nüüd, kui hakata mõtlema, et mul seda osa enam ei ole, et ma enam maagiliselt ei kogele, siis tegelikult ma ei ole mina ise. Sest et kogelus on teinud mind selliseks, nagu ma olen. See oli nii õige, mis sa ütlesid ja see lause mind nüüd jääb kindlasti mind kaasas saatma minuga, jah. Ühesõnaga, see lause hakkab siis minuga kaasas käima, et ma ei saa olla mina ise ju, kui ma ei kogele, sest et see on osa minust. Täpselt, mis on sinuga olnud kaasas juba 6. eluaastat, nagu ma saan aru. Terve elu. No just on juba 20 aastat on ju, 21 aastat isegi. Kuidas ikka aeg lendab. Aeg lendab. Aga no jah, ja siis see veel lõpetuseks ma lihtsalt ütlen, et kõik head asjad mööduvad, aga mööduvad ka kõik halvad asjad. Et see on lause, mille järgi mina elan. Ja jah, see käib pingrata, siis saabub jälle hea. No täpselt. Ja siis saabub jälle midagi, mis meid õpetab ja siis saabub jälle hea ja siis saabub jälle midagi, mis meid õpetab. No see on täpselt. Nagu üks ring, nagu üks elusükkel. Eluring. Jälle nagu. Võt see nagu meeldib mulle ka, jah, see sidesõna. Sellest peab lahti saama, aga me õpime ja me saame, et võime eesmärgiks panna, et kui me oleme podcasti teinud aasta aega nüüd, no me oleme neid aasta teinud, aga ütleme, et aasta lõpuks, et siis me enam seda nagu ei kasuta nii palju, me kasutame seda siis, kui on vaja, kui on tõesti äärmisel juhul vaja. Ja, ma kindlasti, ma siinkohal mõtlen ka lõpetuseks seda, et ma räägin oma veebilehest. Ja, räägi muidugi. Ja, et ma panen oma veebilehel üles 4 inimese poolt siis nende kogemused seotud vaimse tervisega ja kogelusega. Just see pärast, et te saaksite lugeda iga inimese siis kogemusi, seepärast see on ju siiski erinev. Ja väga lahe on see, et minuga nõustus ka seda artiklit kirjutama 2 välismaalast. Üks on türklane, üks on itaallane, kes kogelevad ja nende nägemust siis enda vaimsest tervisest ja kogelusest. Et see saab olema kindlasti huvitav ja siis te saate selle kohta siis lugeda ja nende inimeste kogemusi www.temmelmeedia.ee. Jaa, et ma soovitan seda kindlasti vaadata. Marit teeb hingega enda kodulehte ja seal on väga ilus kujundus, seda juba peab vaatama oma silmaga. Et jaa, ei, et see on kindlasti soovitan. Et siis aitäh, et te kuulasite ja järgmine kord siis teeme podcasti kuu pärast. Ja järgmine tuleb siis märtsis. Just, et ma loodan, et teile meeldis ja kindlasti andke tagasisidet ja millistest teemadest te sooviksite järgmisena kuulda. Aitäh teile! Kohtumiseni! Kohtumiseni!